on 2009. aasta. 5 aastat tagasi ilmus Nõmme raadiotoimetiste teos, mis sai hellitava nime Hundiraamat. Sellesse raamatusse koondati uues 6 igipõline elutarkus, mis mõistusepärasel järgimisel oleks aidanud vastu seista meie rahvast täna kimbutavatele hädadele. Hunt on tark loom, ettevaatlik, kokkuhoidev ja õiglane. Ei murra ta korraga rohkem kui parasjagu nälja kustutamiseks tarvis. Erinevalt meist, orjarahva järeltulijatest, kellesse sisendatud kollektiivne alaväärsuskompleks sunnib matkima matkimatut ja tarbima kõike, mida silm näeb ja süda ihaldab. Meie murrame valimatult kõike ja kõiki, ka oma liigikaaslasi. Hinges me vahest mõistamegi, et see ei ole õige ja et rahajumalate teeviidad juhivad meid uude orjusse, kus massimeedia hiigelvaled seovad meid nähtamatute salakütketega. Kuni inimlikkusest saab pahe ja viisakusest alandlikkus. Nii kaua, kui me seda ohtu tunnetame ja ei murdu, on meil veel võimalus. Täna küll õhkõrn, kuid lootust on, sest järjest rohkem inimesi meie ümber hakkab märkama. Järjest rohkem kostab küsivaid hääli, kuidas on see võimalik, et oleme lasknud ennast pimestada katteta lubadustest ning andnud oma laste saatuse inimeste hoolde, kelle jaoks meie, Eesti Vabariigi kodanikud, oleme lihtsalt rahvarämps, kelle peal võib läbi viia liberaalse turumajanduse inimkatseid. Me oleme veendunud, et tänases Eestis ei ole veel sellist poliitilist jõudu, kes suudaks meie riigi pöörata tagasi õigele teele ning kes suudaks omakasupüüdmatult ja õiglaselt olla siin riigis peremees. Muutusi ei sünni enne, kui valimistel võtavad võimu tõelised kodanikud ning näitavad koha kätte neile, kelle jaoks poliitiline karjäär on vaid eneseupitamise vahend ning maksumaksja vaevaga teenitud raha peamine rikastumise allikas. Me usume kõikumatult ja tahame, et see aeg saabuks. Me anname endast parima, et sillutada tee inimestele, kes suudavad siin riigis olla tõelised peremehed, kes suudavad valitseda ja vastutada. Alustada tuleb koos ja peamisest, Eesti Vabariigi kodaniku harimisest. Teeme seda siis lihtsalt ja arusaadavalt läbi uue Hundiraamatu. Riigist ja poliitikast. Eesti on demokraatlik vabariik, mille üheks tunnuseks on esindusorganite valimine demokraatlike valimiste teel. Rahvas annab hääle isikutele, keda tahetakse näha elu juhtimas. Valitud saadikud esindavad rahvast ja rahvas on andnud neile õiguse enda nimel langetada riigile ja rahvale olulisi otsuseid. Seda nimetatakse esindusdemokraatiaks. Otsuste langetamise piirid ning valikuvõimalused on kindlaks määratud riigi alusdokumendis, põhiseaduses. Põhiseadus
on konkreetne raamistik, mille piires saavad ja tohivad esindusõigusega saadikud tegutseda. Põhiseadus on dokument, mille mõtet tuleb mõista, mitte lõputult tõlgendada. Laialivalguvate piirjoontega põhiseadus on suurim oht riiklikule julgeolekule, andes meid juhtima valitud isikuile võimaluse minna kergema vastupanu teed, valides riigi ja rahva teenimise asemel isikliku kasu saamise, kas või välisvaenlase teenimise läbi. Täna on partei nimekirjade alusel riigi kõrgeimasse esindusorganisse, Riigikogusse kandideerijail mitteametlikud kohustused oma partei juhtkonna ees. Sõltub ju üles näidatud lojaalsusest ja truualamlikkusest kandideerija koht valimisnimekirjas ning siit tulenev hilisem heaolu saadikuseisusega kaasnevaid hüvesid tarbides. Valimised parteinimekirjade järgi ei ole aga tegelikult valimised, vaid pelgalt hääletamine. Valiku, kes kandideerib ja kus ta nimekirjas asub, on teinud parteide juhtkonnad. Selline olukorra alateadlik tajumine ongi tõuganud inimesed poliitikast eemale. Pole ju vahet, kelle poolt annad hääle. Valituks osutub ikkagi nimekirja ülemine ots. Kindel sissetulek ja ühiskondlik positsioon annavad Riigikogu liikmele võimaluse riigi kodanikele ülevalt alla vaadata. Nimetada neid lihtsateks või tavalisteks inimesteks ning tunda end pooljumalana. Suurenenud isiklikud auahned plaanid tõrjuvad tahaplaanile parteide tegevusprogrammide põhimõtted ja võimu nimel koostatud koalitsioonilepingus kokkulepitu muudab parteid lõppkokkuvõttes ühetaolisteks. Opositsiooniparteid kritiseerivad tavapärase innukusega valitsust ja väidavad, et see olevatki nende ülesanne. Tulles aga ise võimule, jätkavad nad eelkäijate poliitikat põhjendusega, et riigi juhtimises peab olema järjepidevus ja igasuguste suunda muutvate otsuste langetamine ei tule kõne allagi. Parteijuhid suudavad üldjuhul poliitikas alati kokku leppida ning tulemus ei muuda rahva jaoks mitte midagi. Kuigi omavahel näiliselt pidevas vastasseisus ollakse, tehakse üheskoos kõik selleks, et ükski uus erakondadest sõltumatu poliitiline algatus ei leiaks ühiskonnas kandepinda, sest see on ohtlik pooljumaluste leivalauale. Taas iseseisvumisjärgne parteipoliitika püüdis lääne kavalate ja omakasupüüdlike ekspertide hinnangutele tuginedes kopeerida ja üle võtta liberaalse turumajandusmudeli, kus on tagatud kapitali vaba liikumine. Hoolimata sellest, et nii mõnedki poliitikud ja majandusteadlased hoiatasid kaasnevate ohtude eest, sai võitu rahva ühisomanduses olevate varade erastamiskampaania, mille ülistamist ja reklaami toitsid need, kes lootsid selle läbi kiiresti rikastuda ja kindlustada oma positsioon ühiskonnas. Markantsemaks näiteks on suure hulga sundüürnike tekitamine, mis andis eelduse odava laenuraha baasil ehitusbuumi vallapäästmiseks, ohustades täna jätta verivärsked maja- või korteriomanikud võlakütkeis virelevateks üürnikeks.
Olulist osa mängisid ka valitsusliidrite isiklikud ambitsioonid. Krosside eest erastati näiteks Viru hotellikompleks ja muldmetallide tehase erastanud klannile kingiti kaasavaraks terve Sillamäe linn, mille ülevõtmise korraldas endale riigi tollane peaminister. Kehtis ju põhimõte, mis ripakil, see ära, sest riik on halb peremees. Aga seesama riigiisa, kes pidi vastutama riigi toimevaldkondade töö eest, aitas hoopis kaasa kaose tekkele, määrates vastutavatele ametikohtadele isikud, kes aitaksid tema röövellikke plaane teostada. Ja kui olukord muutus väljapääsmatuks, astus ta tagasi ja erastas krosside eest oma tuleviku kindlustamiseks varem valmis vaadatud valdkonnad, mis tema enda käe all olid pankrotti viidud. Kui see ei ole korruptsioon, siis mis see on? Poliitikute karistamatuse tunne ja viitamine mingile absurdsele poliitilisele vastutusele on aastatega süvenenud. Ega asjata ei öelda, et vabadus on tunnetatud karistamatus. Aastast aastasse on mindud piiride kompamisega ikka kaugemale, et näha, kuidas käitub rahvas. Panused suurenevad ning ka propagandamasina värk on kaasajastatud ja ümber korraldatud. Ettevalmistamisel on vaikiva ajastu taaskehtestamine, kus isegi väidetavates põhitõdedes kahtlemine võib osutuda kriminaalkuriteoks. Avalikud piirangud sündmuste kajastamisel ning vastutuse kehtestamine mõttetegevuse eest on esimesed sammud diktatuuri kehtestamisel. Me ei ela suletud maailmas. Välismaailma ahvatlused jõuavad kätte meile kõigile. Näiliselt parema elu nimel on enamus meist valmis sõlmima kokkuleppeid. Näiteks töökohas. Töökaaslased võivad olla jobud, kui palk on hea. Sattudes sellisesse olukorda põeks mõned väikest viisi stressi, aga jätkaksid ikkagi truult tööl käimist. Nii võib vaadelda ka meie riigi sattumist Euroopa Liidu liikmesriigiks. Euroopa Liiduga liitumata jätmise korral ähvardati meid isoleerituse ning hääbumisega. Ei pidavat toimima kaubandus ega saabuma miljarditesse kroonidesse ulatuvad abipaketid. Rahvaga arutati nii headest kui ka halbadest mõjudest, etendati teledebatte ning tänu üheülbalisele aktiivsele propagandale ja segasele küsimusele suudeti rahvahääletusel saavutada parteidele meelepärane tulemus. Euroliiduga liitumist takistas küll meie põhiseadus, mis kõikumatus usus ja vankumatus tahtes ei lubanud loobuda riigi iseseisvuse algpõhimõtetest. Ent vaatamata õigusteadlaste eksperthinnangutele täitsid meie poliitikud kuulekalt võõremissaride korraldusi ja Eesti Vabariigi põhiseadusest sai dokument, mis omab täna ainult ajaloolist väärtust. Meie elu korraldamisel said ülimusliku jõu eurodirektiivid ja allumatuid karistatakse hiigeltrahvidega. Rahvahääletus ise oli manipulatsioonikunsti musternäide. Referendumil esitatud küsimuse sõnastus varjas oskuslikult referendumi tõelist eesmärki ning andis poliitikutele võimaluse karistamatult loobuda Eesti riigi suveräniteedi põhimõtetest.
kelmusega saadud volitustele tuginedes ratifitseeris Riigikogu ka Euroopa Liidu põhiseadusliku ehk Lissaboni leppe, allutades meid tulevikus täielikult võõrvõimu meelevalla alla. Juba selle all näris hinge kahtluse uiss. Kellele ikkagi mida vaja on? Kas eestlastele Euroliitu või Euroliidule Eestit? Täna pole selles enam küsimus. Euroliit vajas meid oluliselt rohkem. Meid vajati kui turgu oma kaupadele ja liitlast poliitiliste avantüüride läbiviimiseks. Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso kinnitas seda intervjuus Eesti Rahvusringhäälingule. Ta tunnistas, et ettevalmistamisel on uus maailmakord ja maailmavalitsus, kes allutab endale riigid ja rahvad, sest Euroliidul on sellelaadne kogemus juba olemas. Loomulikult oli meid vaja siduda kas või meie geograafilise asukoha pärast. Olime ja oleme ka täna USA eelpostiks Venemaa külje all. Ja see, et Euroliit tantsib USA taktikepi järgi, ei tohiks enam kedagi üllatada. Milliseks kujuneb riikliku iseseisvuse loovutamise hind? Seda me veel täies ulatuses ei tea. Kuid meie lapsed saavad selle teada, sest vanemate patud nuheldakse ju laste kaela ja õndsad on noored, sest nende päralt on riigivõlg. Kuulume ka NATO liikmeskonda ja osaleme ülemaailmsetel karistusoperatsioonidel. Protsesside hoomamiseks piisab sellest, kui tunnetada, millise surve ja propaganda toel said Balti riikide presidentideks sisuliselt USA kodanikud. Emissaride kohuseks on tagada ainuõige poliitiline kurss. Sellega on ka seletatav meie tänaste poliitikute ülbus ning hoolimatus oma rahva suhtes. Meil on ju sidemed ja suured sõbrad. Me valdame informatsiooni ja teil, tolvanitel, ei ole niikuinii valimistel peale meie kellegi poolt hääletada. Meil on raha, meie arvestame ainult endaga, meie kontrollime kogu valimisprotsessi. Olge vaimust vaesed ja õndsad, sest olete oma juhtimise delegeerinud meile. Meie teame lahendusi ja teie hingerahu huvides kehtestame Euroliidu tegevust ja plaane kajastavatele dokumentidele aastate pikkuse juurdepääsu piirangu, kuigi parem oleks, kui enamus informatsioonist oleks igavesti riigisaladusega looritatud ja kui aeg käes, eks siis saate teada nii palju kui vaja. Loomulikult, kui te sellest aru suudate saada, sest nuditud kooliprogrammid võtavad mõtlemisvõimelt oma. Te ei ole enam inimesed, te olete meie suunatav inimressurss. Meie suurliitlane ja kaitseingel USA paljastas maailmale oma tõelise palge 9.11 sündmuste lavastamisega, millega üritati õigustada röövvallutuslike sõdade vallapäästmist ohutute, kuid isepäiste riikide vastu. Esimese ehmatusega tunti ameeriklastele koletute rünnakute ohvriks langemise pärast kaasa, kuid killuke siit ja teine sealt ning avanes õõvastav pilt tegelikkusest. Seni võis tunduda ka meiesuguste väikeriikide abistamise soov siiras ja omakasu püüdmatu, kuid täna on seegi saanud hoopis teise värvingu. Täna me isegi ei kahtle selles, et mängus on eliidi huvid muuta endast sõltuvaks kõik, mis vähegi võimalik. Illusiooni purunemisega tuleks riiklikult ümber hinnata ohud, mis kaasnevad meie osalemisega USA aktsioonides.
Meie väikest Eestit on neil vaja täpselt nii kaua, kui see on kasulik. Me oleme peenraha, mis suurte tehingute puhul tähtsust ei oma. Lihtsalt väike jootraha. Ka USA poliitik ja mitmekordne presidendikandidaat Patrick Buchanan leidis hiljuti, et NATO poliitika on iganenud ja USA ei peaks võtma vastutust kaugete väikeriikide turvalisuse eest. Seda eriti juhul, kui säärase sammuga seatakse ohtu iseenese heaolu. Tema hinnangul pidanuks USA oma vastavasisulist poliitikat muutma juba siis, kui USA presidendiks sai John Kennedy. Juba siis oli aeg, et NATO liikmesriigid muretseksid ise rohkem oma turvalisuse pärast. Oleks ehk aeg ka meil oma arusaamu uuendada. USA majandus õitseb või õitses tänu agressiivsele ekspansioonipoliitikale. Oma sõjatööstuse meeletu rahastamise õigustamiseks külvatakse terrorismi hirmu ja selle varjus võetakse endale õigus üle maailma sekkuda vabade kodanike eraellu. Hirmust kättemaksu ees blokeeritakse juurdepääs oma saatkondadele ja üritatakse kehtestada totaalne kontroll inimeste meelsuse üle. Hirmu ja paanika toetusele on kaasatud ka USA kinokunst, mis ületab täna oma vägivaldsuse, absurdsuse ja naiivsusega kordades kunagised Nõukogude linateosed. Nõukogude filmides ei võideldud pidevalt vaenlasega, vaid püüti ka eksinud inimest kasvatada, järgides Nõukogude moraalikoodeksi paremaid traditsioone. Kuid nii nagu öeldud, saab järjest rohkem inimesi nägijateks ning kahtlustused 9.11 lavastamise osas on kõlama hakanud ka USA juhtivate poliitikute suust. Pärast selle teemaliste kahtluste ilmumist ajakirjanduses esitas grupp Guantanamo vange ühisavalduse, milles nad võtsid vastutuse terroriakti kordasaatmise eest ja avaldasid uhkustundega, et ei kahetse tehtut. Analoogiat on kasutanud ka Eesti president Toomas Hendrik Ilves, kes 9.11 väidetavate rünnakukorraldajate kahtluse alla seadmise kohta esitas argumendi, et terroriorganisatsioon Al-Qaeda on võtnud endale vastutuse terrorirünnaku korraldamise eest. Sellega on ju kuritegu tõestatud. Kahjuks jättis ta märkimata, millises Valge Maja kabinetis see terroriorganisatsioon oma kontori sisse on seadnud. Ka niinimetatud viisavabadus USA-ga on fiktsioon. Ei ole vahet, kas taotlesid sissesõiduviisa paberkandjal või saad vastused elektronposti teel. Ikka on keegi, kes kontrolli teostab ja otsustab, oled soovitud või mitte. Kurbusega tuleb tõdeda, et täna ei ole Eestil oma välis- ega sisepoliitikat. On lihtsalt mäng, millele kulutatakse maksumaksja raha. Oleme käsist ja jalust seotud ning sõltuvad suurte sõprade annetustest. Meile on seatud piirid ja määratud mängumaa, mille raames saame tunda end vabana. Õigem oleks küll öelda, mille raames saame unustada kammitsad. Keegi seisab taas kõrgemal kui kõrgeima riigivõimu kandja. Eks võim ise. Ent see on vabale kodanikule alandav ja viitab vaid ühele. Oleme vaatamata oma näilisele vabadusele kontrollitavad ja okupeeritud. Mats alati on tubli mees, ei kedagi ta pelga, ei kummarda ta saksa ees, ei tõmba küüru selle.